Tere kõigile daamidele ja härradele, kes on kogunenud siia, sest et just täna tahan ma rääkida loo patukahetsusest ja armulikkusest. Nimelt räägib see lugu mehest, kes tunnistas endale valet ja pettust. Küll vasta tüli ja segadust nii siin kui ka seal, nii võõraste kui ka sõprade seas. Ta pettis. Ta varastas. Ta sülitas kirikule. Ta tigetses. Ta kakles. Ta eitas ilma elule. Raske oli leida teist kurjemat inimest maailmas. Kuni päevani, mil ma siit maalt ära kavatsen sõita, kuid enne on mul veel mõned asjad purukundlastega vaja ära ajada. Sind usaldan ma kõige rohkem ja kui suudad neilt petistelt oma võlgu sisse nõuda, siis saad kenakese osa sisse nõutud summast. Kartes oma kauaaegset ja ainsat toetajat kaotada, võttis ta selle osaliselt sunnitud hea meelega muidugi vastu. Niipea kui Chiaparello Pariisist lahkus, läks Chiapelleto Burgundisse. Seal hakkas ta aga hoopis vastupidist välja näitama, olles ääretult sõbralik ja leebe võlglaste vastu. Just kui sepitseks ta midagi. Elukohaks sai tal Friesest pärit vendade eluase. Järsku aga haigestus Chiaparello. Vennad kutsusid arsti teda tohterdama, kuid peagi diagnoositi talle surmahaigus. Mis me temaga peale hakkame? Ta on kohutavaks tüliks, kuid välja viskamine mõjuks halvasti meie nimele. Jah, mees ka kogu elu niivõrd jumala kartmatu olnud, et vaevalt talle ise meelde tuleb pihtida. Ilma pihtimata ei võta ükski kirik tema keha matta. Ajatakse nagu koerauku. Kui ta ka pihtima peaks, on tal neid patte piisavalt, et enne pihtimise õiget algust juba auka aetakse. Mõlemal juhul läheb meil halvasti. Hei kuulge, teil pole põhjust muretseda, et keegi teist halvasti hakkab mõtlema. Oma eluajal olen niivõrd palju jumalat teotunud, et see ükskord midagi vaevalt muudab. Kutsuge minu juurde parem üks hästi pühalik munk ja laske mul temaga vabalt talitada. Ja vennad läksid munga järgi. Alustame otsast. Millal te viimati pihil käisite? Iga nädal, kuni siiamaani. Tubli. Oli tore vestelda ja head aega. Oodake siiski, pühaisa. Olen siiski pattu teinud, mida väga kahetsen. Räägi siis. Mõnikord joon ma rohkem vett kui peaks. Olen õgija. Mis on nüüd? On patte hullemaidki. See on üsna loomupärane. Oh, mu pühaisa. Aga ometi siiski patt. Isandajaks tuleb kõike teha rüvetamata mõttega. Väga aus. Kas te olete patustanud ahnuse või liigse ihaldamisega? Kulutasin vahel rohkem, kui sissetulek lubas. Tubli. Kas olete vihastunud? Ainult nende peale, kes kirikus ei käi. Kas oled kedagi petnud? Ükskord arvutasin valest ja andsin vaid tehingus tagasi 20 senti, mitte 60. Ilmselgelt tahtmatu õnnetus. On teil veel midagi hinge peal? On, aga see on nii südantlõhestav, et ma ei suuda seda öelda. Öelge ikka. Ei tea, see on nii kohutav, et teie puhtus võib kannatada saada. Aga öelge siiski. Olgu, aga ma hoiatan, et see on kõige kohutavam asi, mida ma kunagi olen korda saatnud. Kõik muu, mis ma enne teinud, langeb häbisse. Palun, räägi. Ma sõimasin oma ema. See pole ju midagi hullu. Patt andestatud. Jumala abiga te saate veel terveks. Ma lähen. Selge,
siis sellisel juhul tuleb matta niivõrd puhta hingega vaid kiriku taha. Sedamoodi lõpeb meie lugu. Siia Pelleto sai pühakuna kiriku taha maetud. Vennad Friesed said rahus edasi elada ja munk läks tagasi kirikusse jumalat teenima. See, kas siia Pelleto viimse kohtupäeva ka üle elas, see jääb vaid jumala teada. Jeesus Kristus, üksi aitab teid. Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, üksi aitab meid. Olen kui laev tormisel veel, tuuletud randa ei näe enda ees, üksinda ilmas ja karid mu teel.